Tere tulemast kuulama meie podcasti viimast osa. Seni oleme keskendunud vilistlaste lugudele ja meenutustele, kuid täna anname sõna neile, kes alles valmistuvad kooliteed lõpetama. Meiega on abituriendid Eliise Palmiste ja Anhalo Savolainen, kes jagavad oma mälestusi, naljakad hetki ja mõtteid tulevikust. See on eriline episood, sest just neist saab peagi vilistlased, kes jätkavad meie kooli traditsioone ja vaimu. Kuulame nende lugusid ja elame neile kaasa. Tere, Anhela, Eliise. Tere! Tere! Tutvustage ennast paari sõnaga. Ma olen siis Anhela 12. MS-klassist meediasuunast ning vabal ajal meeldib mulle teha erinevaid asju, näiteks nagu lugemine, kirjutamine, vahel meeldib küüsi teha ja ma võiks jäädagi neid hobisi siin lugema ette, aga jah, Eliise. Ma olen Eliise, ma olen 12. tehnoloogia suuna õpilane. Vabal ajal mulle meeldib lihtsalt rahulikult enda toas telefonis passida, magada, väga magada. Minu päevarutiin ongi ärkan üles, lähen kooli, koju, magan, ärkan üles, magan uuesti kooli, väga lihtne rutiin. Et mul eriti hobis ei ole, ei viitsi eriti midagi teha. Milline on olnud seni kõige suurem väljakutse abituriendiks olemisel? Ma arvan, et kindlasti need lisatööd, mis ka tulevad siis gümnaasiumis, ehk siis uurimusprojektitöö ja nüüd lõputöö, et mina kirjutan ise praegu raamatublogi ja päris keeruline on õppimise kõrvalt lugeda, pidevalt raamatuid ja arvustusi kirjutada ja samas postitada ka Instagrami lehele raamatublogisse postitusi, mis tuletabki mulle meelde, et ma peaks nüüd enne vahekaitsmist siis uuesti midagi postitama. No mul eriti raskus ei ole, mul on kõik suht lihtne. Mis on ikka raske, et saab olla lõputöö läheb sujuvalt, ma heegeldan pleedi isiklikult, väga lihtne, väga mõnus tegevus, mida teha unise peaga, väga kiiresti jääb magama. Ma ei tea, kõige raskem, mis mul ette on tulnud, on tundides vist kohal viibimine ja raamatute lugemine, mis on kohustuslikud. Kuidas erineb meediasuund tehnoloogiast? Mis No, on kõige suuremad erinevused? No selles mõttes meedias on hästi palju seda kirjandust ja kõike seda tehnilist osa, mis kaasneb siis selle filmimiste, monteerimiste ja muude asjadega, et tehnoloogias ma saan aru, et neil on hästi palju niisugust nagu arvutamist ja neil on need laimatemaatika näiteks see erineb, et meil on meedias võimalus võtta siis kas lai või kitsas, ise olen kitsas, et muidugi, mis mind häirib selle suuna juures on see, et autolubasi ei saa teha, et peab minema nagu ekstra linna tegema, et tehnoloogia suunas saab autoload teha. No esiteks ma alustan enda väidet sellega, et tehnoloogia suund on parem, autoload, reaalained, saan füüsikat rohkem õppida, matemaatikat. Mul ema oli ka tehnoloogia suunas, mu vanem vend oli tehnoloogia suunas ja nüüd mul noorem vend ka, nii et ma arvan, et kõige suurem erinevus, mis on see, et reaalained on rohkem ja me saame targemaks. Kas ja kuidas on kooliaastad sind inimesena muutnud? Tahad sa ausat vastust? Jah. See 3 aasta jooksul on mul süvenenud masendus. Aga selles mõttes, et kindlasti on muutnud selle poolest, et ma olen rohkem selline iseseisvam, et varasemalt põhikoolis oli see, et ei julgenud minna õpetaja käest küsima midagi, siis võtsid pundi endale kõrvale, oli nagu, et palun tulge kaasa, ma ei julge, on ju. Et nüüd on see, et lähed nagu ise ja küsid ja kui on vaja teha midagi. Kuna ma käisin 11. käisin Lügevisioonis ka, see aasta ma ei käi, siis on see, et 11. pidi hästi palju iseseisvalt hakkama saama ja välja mõtlema erinevaid asju. No mina olen siin Lähtel käinud siis 12 aastat esimeses klassis saadik, olen palju faase läbi käinud, emo, mingi kõrki, aga praegu ma olen normaalseks tagasi muutunud, nii et no kindlasti pole palju muutunud, et inimesed on samad, õpetajad on samad, et ma ei tea, saan kõigiga läbi, pole eriti häbelik olnud millegi suhtes. Kuna Eliise mainis, et tema projektitööks heegeldamine ja sinu projektitööks on täielikult meediaga seostamine, siis kuidas heegeldamine seostub tehnoloogiaga, seda ma tahaks teada? See on praktiline.
ma saan erinevaid tehnikaid seal kasutada. heegeldamine pole reaalaine ju, kui sa just rääkisid, et See- on palju reaalaineid. No see seostub käsitööga ja käsitöö on praktiline osa. Aga tehnoloogia on ju masinad ja siuksed värgid. Ei, me saime käsitöö valdkonnas ka valida, et kui me tahtsime, me saame heegeldada, õmmelda. kes su juhendaja on? No praegu juhendab mul ema, mul koolis pole kedagi ja mu ema, kes oli ka 30 aastat vähemalt käsitööõpetaja, et tema kontrollib mul üle, et mul oleks kõik ilusti tehtud. Anhela, kas sa oleksid ka tahtnud pigem võtta heegeldamise oma raamatublogi asemele? kusjuures siiamaani pean niisugust väikest vimma Eliise vastu, et tema sai niisugust käsitöö valdkonda valida, kuna ei, aga meedial oleks lubatud sellist asja teha. nojah, see ongi huvitav, et meedial olid nagu rangemad reeglid, tehnoloogias sai mingi klaasi peale maalimised ja niisugused asjad valida, et noh, ma ei ole ikka sellest aru saanud, et miks ja kuidas, aga jah, et oleks pigem tahtnud valida ka midagi niisuguse heegeldamisega või midagi, kuna mulle meeldib ise nagu heegeldada ja ma olen ise paar riideset ka teinud vabal ajal kunagi aasta-kaks tagasi. Mis on su ootused pärast gümnaasiumi lõpetamist? No kõige suurem ootus on, et ma saan kas ülikooli sisse või vähemalt kuhugi kooli, sellepärast et ma olen kuulnud, et see sisse saamine on päris keeruline, seda kuidas öelda, siis tahtjaid on palju, kohti on vähe, et ei oleks see asi, et kandideerid mitmesse kohta ja siis tuleb välja, et sa ei saa mitte kuhugi nagu sisse põhimõtteliselt ja siis ongi, et mis sa nagu edasi teed, et kas lähed tööle hot dogi keerutama või mida iganes. No mina isiklikult lähen tervishoiu kõrgkooli. Kas sa juba lähed või sa oled juba sisse saanud, et sa siin nii kindlalt ütled, et sa lähed? Ma tean, ma lähen. See on minu lootus ja minu ainuke tuleviku tahtmine praegu. Aga kui sa ei saa? No siis ma pean natuke nutma ja uuesti proovima. No selles mõttes nagu õeks õppimine on nagu praegu mul esimene prioriteet, sest mul ema õppis ka õeks. Ma vaatasin üks päev sealt seda õendust, seal oli 13 vaba kohta üle Eesti. 13 ainult. 13 vaba kohta on õenduses ainult. No ma ei pea eriti muretsema, nii palju kui ma tean, on väga palju lähtekaid seal, nii et ma arvan, ma saan sisse küll. Oleme positiivsed ikka. Täpselt nii. Negatiivsus siia tood. See Liisa saab kindlasti sisse. Eksamiperioodil, mis eksamit te kõige rohkem kardate? Eesti keele eksamit, sellepärast, et mu 9. klassi eesti keele õpetaja ütles, et ma kirjutan nagu inglane, kes proovib eesti keeles kirjutada, nii et Karin Kaljumägi, ma igatsen sind. Kuidas see välja näeb siis? No, ma ei tea, laused vist ei ole eestikeelsed, nagu mõnele õpetajale sobib nagu. No, iga päev elus saan ikkagi eesti keele hakkama, et selles mõttes, ma ei tea, eesti keele eksam nagu, no matemaatika lihtne, see mulle meeldib, aga inglise keel on juba tehtud ja eesti keel on üks asi, mida ma praegu kardan. Ma ütleks, et eesti keele õigekirja on minu kõige nõrgem külg, aga mida ma põen kõige rohkem on matemaatika, kuna ülikoolis on see, et nad vaatavad seda protsenti, näiteks see, kuhu ma mõtlesin kandideerida, ma ei ole veel otsustanud, kuhu ma lähen, et oleks klassiõpetaja, aga seal on niimoodi, et eesti keele eksamit arvestatakse mingi 40% ja matemaatika 20%, et siis peab hakkama siin eksamiperioodil päris palju õppima ja vaatama, et kuidas parandada seda. Kuhu sa siis täpsemalt kandideerida tahad? No ma ideaalis tahaks minna ülikooli, aga ma ei ole nüüd... Kuhu erialale? No see ongi see, ma ei tea, ma ei tea, mis mu tulevikuplaan on, aga hea küsimus, ma ei tea. Ma ei tea veel, ma pean mõtlema selle peale. Aga mis sind köidab kõige rohkem? Nagu mis valdkond? See ongi huvitav, sellepärast kõik on küsinud mult seda, aga mitte miski ei koida mind või köida nagu selles mõttes, et ma tean kindlasti, et üks asi, mis oleks tulevikus niisugune töökoht, kus mul ei ole see, et mul on graafik on nagu muutuv põhimõtteliselt, et ma pean nädalavahetusteti tööl käima või nii, et mul olekski 8-5 ja mitte füüsiline töö. Sa ütlesid, et sind ei köida mitte miski. Mis viis sind selleni, et sind ei köida mitte miski? Ma ei tea, see on hea küsimus. Ma ei ole ikka veel selgusele jõudnud sellele, miks mind ei köida mitte miski. Mul on pigem see, et kuna gümnaasiumis on pidev rutiin, niisugune, et kodu ja siis ongi nagu ära harjunud, et ma ei tea,
ma ei oska vastata selle aga miks sa siis ülikoolis nii kindel oled, kui sa isegi ei tea, mis sa teha tahad? Äkki proovida vaadata kutsekast midagi? Esimene variant, kuhu kandideerin, on ülikool, ma pean õppekava endale otsima, mida ma tahaks reaalselt teha, mis mind ära ei tüütaks ja teised variandid olekski siis kutsekas ja niimoodi, aga peamiselt ongi koolid, mis jääksid Tartu piiresse. kas on mõni õpilane või klassikaaslane, kes sind on eriti mõjutanud positiivses mõttes? no mind eriti ei mõjuta mitte midagi. Näiteks motiveerinud? Motiveerinud ka pole. Mina näen motivatsiooni halva asjana. Distsipliin on parem, sellepärast sa nagu kuidas on challenge'id ennast? Enne kui sa kutsud välja ennast ise mingile alale või mingi tegevusele, motivatsioon võib sul mingi paar päeva kesta, aga siis on kadunud ka, nii et motivatsioon on suht nõme asi minu suhtes. Kas sul on distsipliini kohta tehtud mingeid tabeleid või märkmeid või asju ka, et millest sa kinni pead? Sest kui sa peast teed endale mingi distsipliinilood, siis ju sa ei pruugi ka sellele keskenduda. Ei no selles mõttes mul distsipliini pole, et mul ongi nagu, ma ei tea, tulen kooli, see on nagu pigem kohustus mul, ega eriti palju puudumisi ei taha. Ja noh, õppimised, no mis on tähtsamad, eks ikka teen ära. Et selles mõttes, no ma ei tea, eks mul nagu seda mul pigem on tahtmist, mitte motivatsiooniga distsipliini, mul on tahtmist. Millised oleksid need õpilased, kes tahaksid kandideerida peale 9. klassi lähteühisgümnaasiumisse, et millised võiksid olla nende ootused lähtekooli suhtes? Vastu tulevad õpetajad, hea keskkond, tunnid, kus reaalselt haritakse ka neid uute teadmistega, füüsilist, sest see on liikuma kutsuv kool siiski, peame seda arvesse võtma, et siin saab füüsilist arenemist ja ka teadmisi. Angela, milline peaks olema õpilane, kes tahab tulla meediasuunda õppima? Ta peab olema valmis panustama oma vaba aega koolitöödele, näiteks nagu monteerimine, nagu uurimusprojektitööd, mis nõuavad väga palju sellist iseseisvat tööd otsimist ning sa pead olema nagu mingil määral, siin peab meedia huvitama. Et kui sa nagu tehnoloogia puhul on see, et kui sind huvitab nagu reaalained, siis tehnoloogiasuund, sport on ikka nagu sport, loodussuund, mis nüüd on meil uus suund, siis et mingid loodusalased või sa tahad minna tulevikus mingi bioloogiks? Meditsiin, aga et kui see huvitab, siis loodussuunale ja meedial on kindlasti see, et meedia sind huvitab ja sind huvitab, mis maailmas nagu toimub, ja sa pead püüdlik olema ja sul peab hea närvitaluvus olema. Aga millised olid sinu ootused 10. klassi alguses meediasuunale? Kusjuures mul ei olnud väga suuri ootuseid, kuna ma olen siin käinud 5. klassist, ma tulin siia kooli 5. klassi alguses, siis ma juba teadsin, kuidas need asjad siin nagu käivad, et ma ootasin, et noh, minu jaoks oli kõige ägedam see selles põhikoolis, et lügevisioon, et saab lügevisiooni teha, et ma ootasin seda, et ma saaks ka lügevisiooni teha. Aga kui ma 1 aasta ära tegin seda, siis ma sain aru, et ta on tore, aga ta nõuab väga palju niisugust aega sinu elust, näiteks nagu sa pead kodus tegema mingeid asju, sa pead minema vabal ajal kuhugi filmima, sa pead inimestega suhtlema pidevalt, et nii, kas te saate seda intervjuud teha ja päris tihti, et inimesed lihtsalt ei vasta sulle. Et see on see jama asi. Kõige parem ma küsida vist Tiina käest. Mina tahtsin lihtsalt kuhugi kooli sisse saada, sest minu kodus on niisugune, et lapsed võiksid saada endale hea hariduse ja hea haridus on see, et sa läheb peale põhikooli gümnaasiumisse. Ehk siis, kui mina tulin Petersoni gümnaasiumist ära, siis minu mõte ei läinud kutseka peale, sest see ei tulnud isegi mul mõttesse, sest minu ema ütles, et me otsime sulle uue gümnaasiumi. Ja siis valisime seal 2 gümnaasiumi vahel, üks oli Luunja ja teine oli see lähtegümnaasium. Ära naera.
ja siis lähtel oli see, et lähtel oli ühikas. Ehk siis ma teadsin kohe, et kui ma ühikasse lähen, siis mul on kindlalt toakaaslane olemas ja siis mul on mingigi inimene, kellega ma saan seda lähtekooli veidikenegi läbi elatud. Ja siis meie endine õppekorraldaja, õppejuht, korraldusjuht Anneli Kumar võttis meid siis vastu ja ma ei teadnud nendest suundadest mitte midagi, kui aus olla. Mulle lihtsalt öeldi, et siin on spordi, tehnoloogia ja meediasuund. Ja siis ma olin nagu okei. Ja siis Anneli Kumar ütles mulle kohe, et oma mataga sa tehnoloogiasse ei saa. Küsis mul, kuidas ma spordiga on, ma ütlesin, et pigem ei läheks spordisuunda ja siis jäigi meediasuunda ja siis ma tulin meediasuunda ja siis ma olin esimesest Timo Arbeiteri tunnis ja ma sain aru, et kus ma olen. Sest mina ei läbinud 10. klassis kõiki neid asju ja kursuseid ja mis teil oli siin ja mina alustasin täpselt sealt, kus teie jätkasite. Ja mina ei teadnud neid keskkondi ega mitte midagi ja siis ma üksinda seal pusisin ja Timo tegi kõik mu eest ära, kuhu kausta oli vaja teha. Ei, ta ei teinud kõike mu eest ära, ma lihtsalt küsisin, et kuidas faili kausta teha. Ja Timo tegi ära mulle selle eest ja ma ei osanud edasi mitte midagi teha ja siis ma sain aru, et ma pean kellegi targa gruppi ennast sokutama, et läbida selle meediasuuna. Muidu ma ei saa hakkama siin ja siis ma üritasin Kaisaga kogu aeg olla grupis. Ja siis sokutasin ennast Kaisaga ühte gruppi ja siis sealt need oskused natuke tulid. Ja siis tuli 12. klass ja siis tuli uus õpetaja meil Timo asemele ja nüüd ma olen teistega õnneks samal järjel nagu ikka. Issand pikk. Eliise, milline peaks olema tehnoloogiasuuna õpilane? No kindlasti valmis matemaatikat õppima. See lai matemaatika, see on põnev värk, las ma ütlen nii palju. Igatsen õpetaja Kaivu, palun tulge tagasi. Matemaatikas olgu valmis, ekstra füüsikatunnid, kus sa saad veel füüsikat õppida veel peale. Autoload saad teha tasuta, no loodussuund saab ka teha. Ma kadetsen loodussuunda, ma oleks väga hea meelega loodussuunda, siis seal on meditsiin ja bioloogiat rohkem. Ja need huvitavad mind rohkem kui matemaatika ja füüsika. Et siuke valmis tööd tegema, kindlasti grupitöid tegema, klassi, hoidan ette, tehnoloogiast tuleb pigem rohkem poisse, nii et hoidku sellest ennast alt, et poistega peab hakkama rääkima. Ja see on jah imelik, et meil meedias on ainult 3 poissi ja siis tehnoloogias on mingi terve klass poisse lihtsalt. Nüüd on 3 poissi. Millise nõuande annaksite te kuulajatele? Kuulajatele, kuulake kindlasti seda podcasti edasi ja hoidke kõva. Okei. No ärge võtke elu liiga tõsiselt, siis läheb asi igavaks. Otsige positiivsust, nagu minagi. Positiivne inimene on väga lihtne olla, kui sa mõtled selle peale. Ei pea langema mingi masendusse siin gümnaasiumi üle. Sest tegelikult gümnaasiumi klassikaaslased on ühed kõige toredamad inimesed, kellega sa võid üldse kohtuda, et mul ise vanem vend, kes lõpetas, ütles ka, et üks asi, mida ta uuesti teeks, on kindlasti gümnaasium, et see on väga tore, oli väga tore, et ma ei tea, ärge pobistage iga väikse asja üle. Aga aitäh, et te tulite ja edu kooli lõpetamisele. Aitäh, näeme! Tšau! Väga toredad vastused, aga nüüd kuulame ka saatejuhtide mõtteid kogu podcasti tegemisprotsessist. Stiina, kuidas on olnud see teekond vilistlaste lugude jäädvustamisel? Päris raske tegelikult, sest üks podcast, mis meil pidi välja tulema viimaseks episoodiks, ei läinud plaanipäraselt, mikrid ei töötanud, nii et me pidime kiiresti leidma uue lahenduse. Uue lahendus ongi see, et me tegime abiturientidega uue podcasti lihtsalt. Kas on mõni lugu või vestlus, mis on sul eriti meelde jäänud? Lugu või vestlus oligi Markusega siis, kui ta ütles, et teda visati ühikast välja ja ta läks eesti keele õpetaja Ilona Võigu juurde 8 nädalaks elama. Mis sa arvad, millise jälje see podcast on jätnud nii kuulajatele kui ka neile, kes oma lugusid jagasid?
Kuulajatele kindlasti neile väga huvitav nüüd teada, mis kunagi Lähtel oli ja kuulda nende mälestusi. Ja need, kes on külas meil käinud, ma arvan, et neil on hea olnud meenutada enda kooliaega ja tulla Lähtele ja vanade õpetajatega uuesti kohtuda. Millise sõnumi jätaksid kuulajatele ja tulevastele vilistlastele? No kuulajatele ma loodan, et keegi kuulab, kes tahab selle podcastiga edasi jätkata ja selle üle võtta ja vilistlastele head tuju ja positiivset mõtlemist. Aitäh, et kuulasite meie podcasti viimast osa. Täna kuulsime abiturientide mõtteid ja meenutusi, mis peagi saad osaks vilistlaste ajaloost. Suur tänu kõigile kuulajatele, kes on olnud meiega sellel teekonnal. Teie toetus ja huvi on aidanud neid lugusid hädustada. Kuigi see on meie viimane episood, elavad need mälestused edasi ja loodetavasti on need pakkunud ka teile äratundmisrõõmu ja inspiratsiooni. Aitäh ja kuulmiseni!